järjekordne kestvuskrossi etapp, seekord siis Mõõdekal. Vahepeal pidi tegelikult olema ka Illukas kross, aga see jäi ära, sest tuli korralik talv. Ja nüüd siis siin Mõõdeka start, nagu näha, läks väga kehvasti. Ootused olid palju suuremad, sest viimastel kestvustel on nagu stardid hästi läinud ja ma teadsin, et siin starti on nagu head vaja, et mingit tulemust nagu saada. Ja siis juhtus nii, et tšikkel ei läinud nagu hästi käima ja siis ma ei tea, ma ei saanud nagu täpselt aru ka, kas ta nagu läks käima või läinud või ta justkui läks, aga siis ta suri kohe välja ja siis ma seal viitasin ta kuni tükk aega, et kallis naisukene tuhises ka täiesti mööda ja siis siia taha ma siin nüüd jäin. See, jah, kohe, ega hea meelt ei teinud, aga eks siis hakkasin proovima siit tagant tulla, aga nagu see rada väga nagu lai ei ole, siis neid möödumisi väga kerge teha ei ole. Ja ei ole väga ka seda sorti tüüp, kes nagu hullult suruks. Pigem on kogu aeg see, et mingi, ma ei tea, ütleks sest kunagisest E-klassi sõitmisest kogu aeg siukene kerge valmidus või valmisolek on alati see, et nüüd keegi äkki kukub mulle ette ja arvestades, kuidas mul ajalugu nagu on ka sellega, kui palju mul inimesi nagu ette kukkunud, siis nagu jah, kogu aeg on ikka see, et mingit nagu siukest vahet hoiad sees, et jõuaks nagu reageerida. Mis ma tunnen et siin nendel kestvustel nagu hoiab väga kõvasti mind tagasi, sest jätki siin teiste taha lokutama ja läheb kõvasti nagu aega raisku. Mõõdekale tulles, eks ikka hautsin neid poodiumi mõtteid, et Vilaskis sai 5. koht võetud, ringi aeg oli nagu päris hea ja kui ma vaatasin siis, et kes seal Vilaskis sõitsid, siis tundus nagu ja arvestades, kes siin Mõõdekal olid registreerinud, siis tundus justkui reaalne, sest ma teadsin, et siia Mõõdekale Andero ei tule sõitma, et too põhimõtteliselt kestvust on, kui on sõitnud, ongi just näid Vilaskis sõitnud. Ja siis Andero oli Vilaskis teine ja siis 3. kohal oli Mart Saluste ja kui ma registreerisin, siis ma nägin, et teda ka nagu kohal ei olnud, siis mõtlesin, et okei, et top 5 2 tükki on juba puudu, et siis see 3. koht oleks päris reaalne. Siin näha on üks tupik. Siis sain oma naisukesest mööda. Õnneks läks kõik siin hästi, et ise kuhugi ei takerdunud. Ja vahepeal läks Erman ka must mööda, kellega ma tavaliselt ikka pusime kogu aeg, aga siin jah, oli tehtud siukene üks uus lõikekas, kus sai päris hästi mööda. Need lained, ma ei tea, tundusid vist see aasta vähe teravamad. Aga jah, siin tuleb see 2 auku siin metsa vahel. See esimene ka ikka. See aasta tekkisid suuremad sooned sisse kui eelmine aasta, et eelmine aasta oli ta lihtsalt vesi, nagu sooni tekkinud, aga see aasta tekkisid sooned ka. Ja siin võrreldes eelmise aastaga oli nagu väga hästi. Ja nüüd see teine auk, eelmine aasta oli ikka jah, päris keeruline siin, aga see aasta oli nagu jumal okei. Okei, nüüd siin vist tükk aega midagi erilist ei tulnud. Et siis ma jätkan selle Vilaski jutuga, et top 5 2 tükki oli puudu, et siis oli täitsa nagu mõtted, lootused, et vast on võimalik isegi poodiumile tulla. Aga ei arvestanud ma sellega, et Vilaskis Karl Artur Ilin numbriga 152. Vilaskis oli tal nagu 16 sekundit kehvem ringi aeg, siis arvasin, et tõenäoliselt ei ohusta ja siis oli teine mees on siin 678 Kaspar Räitsak, kellel oli 33 sekundit isegi kiirem ring nagu kehvem, kui mul nagu Vilaskis oli, et nemad olid ka registreerinud, aga nagu suurt tähelepanu pööranud, aga tuli välja, et siin rajal olid isegi olid must kiiremad, pean üle vaatama, aga jah, see rada ise võrreldes eelmise aastaga jälle, ainult eelmine aasta ma siin varasemalt olin sõitnud,
siis mingeid auke, jõnkse ja mingi põnks oli nii palju, mis võtsid nagu päris läbi, aga nagu esimesed ringid ega siin midagi hullu ei olnud, et siin üritad siin tagant tulla teistest siin mööda saada, et siis päris ei sõida selle tempoga, millega nagu võiks ja tahaks, et siis nagu väga ära ei väsitanud. Nii, ja nüüd kui ma vaatan, siis Kaspari ja Karli ringiajad, põhimõtteliselt meil olid samad ringiajad, et Karlil oli 9.04, mul oli 9.05 ja Kaspar 9.06. Ja vaatan isegi Tanedilt, kes võitis, tal oli ka 9.05 oli kiirem ring, et ütleme nii, et kiiruse taha esi jäänud, aga eks siin varsti videos olen näha, mis nagu juhtus ja ise usun, et päris saigi nagu saatuslikuks. Aga eks saatuslikuks sai ka see, et kuidagi üli ära väsitas see rada, et mõtlen, et jah, jõnkse nii palju, et ma arvan, et ma pole ühelgi võistlusel nii palju istunud, kui ma sellel võistlusel persetasin, et tavaliselt ikka harjutanud, et püsti sõita, aga ma ei tea, siin ikka väsisin nii ära. Aga siin jah, muiku järjest siis võtan kohti. Ja siin jah, Stellan eest sõitis ka ülikiir aja 9.08, et ise sõitsid 9.05 kiirema aja, et jah, päris jõhker, ta vist tuli peast sõitu oksendanud ka, et pingutas kõvasti ja siin ma siis vaatasin, et väljast nagu lähen, et äkki saan kuidagi nagu mööda ja siis siin on jälle mingid lained tehtud, must eelmine aasta neid ei olnud, mõtlesin kiirendasid mööda ja hops peaaegu oleks jälle puusse pannud. Suht napikas oli. Ja jah, siin nagu selles mõttes oli huvitav sõita, et nagu oli kogu aeg kellestki mööda minna. Aga teades jah, et teised konkurendid on ka kiired, et siin C-klassis nad väga nagu unistada ei saa, et siin kui vaatasid Vilaskiski, et näiteks Ander omorust kaotaski boksi peatusega oma esikoha, et siin nagu lõpuks on ikka päris lähestikku need finišeerimised, et siin ka C-klassis jah, esimese ja teise vahe oli okei, peaaegu mingi 50 sekundit, aga teise ja kolmanda aega peaaegu minut. Kolmas, neljas oli mingi 30 sekundit ja siis jälle 30 sekundit. 30 sekundit selle pooleteise tunni peale tegelikult ei ole palju. Aga siin sõidab mul nüüd laeerand ees, kelle käes ma üldse oma tsikli ostsin. Ma mäletan, tookord käisime Pärnus järel, siis kah oli mingi üli talvine ilm just too päev. Siin on Rait Tooberg, kellest sai see Supermani video tehtud. Kui ta eelmise aasta, mis see koht oli, Paikuse stardis, see Luperkuuti mõni. Nii, ja siis siin ees on D-klassi sõited, et see number 94 eelmisest aastast väga tuttav, sai ka võidu sõidetud kogu aeg. Et kui teadsid, et nende tüüpidega siin koos oled ees, oli see Kaupo Pakas 509, et teadsin, et ta ka nagu kiirem poiss on, et nendega koos siin sõita, et on juba nagu päris okei. Siin vist nüüd saan ühe möödumise. See lõik oli ka kuidagi nii, just siin oli nagu enne hüpeta mingi kahtlane jõnks ja siis põrkad igati pidi ja ma ei tea, see nii hullult väsitas ära. Aga jah, siin nüüd ees mees, kellest ma kuidagi mööda ei saanud, Tann Murumets 330. Jah, mõtlen siin see tulebki enda möödumise ebakompetents ajab ikka vahest päris närvi, et sõidu ajal muidugi vannud seda eesmist venda, aga lõpuks on ikkagi see, et ise ei oska sõita nii hästi või et ega see kiiruse vahe meil nagu nii suur ka nagu ei olnud, et tal oli parim ringi aeg 9.10 ja mul 9.05, et eks see ringide poolest nagu varieerus on ju, aga jah, keeruline oli tast mööda saada. Ja siin ma ei mäletagi vist mingi pool ringi vist sõitsin taga umbes. Midagi siukest.
siin juba ma mõtlen, et tõenäoliselt oleks kiirendanud rohkem välja ja pööranud sisse, võib-olla oleks andnud nagu ära võtta, aga ei, kuidagi üldse seda platood ka nii rahulikult võtsin, et vaatad järgi siis ikka mõtled nagu, et oleks võinud rohkem peale keerata, aga noh, mis seal ikka. Siin jah, seal vist oli näha see üks jõnks ja rada üleüldiselt ka juba kohe algul lainetas, et siin jälle augud on ja siin on laine ja jälle hüppe vastu ja et ei olnud nagu kerge, et siin jälle lained on ju, et noh, ja me oleme alles nagu jälle teise ringil, et väga nagu läbi võttis. Siis selle koha peal isegi ei juhtunud midagi, et keegi ette ei kukkunud, et endal läksid ka nagu okeilt need kohad. Aga jah, pühin kaamerat. See kaamera pühkimisega päris naljakas, kuidas ühe Saku video alla kirjutati, et kui on aega kaamerat pühkida, siis pole üldse mõtet krossi sõita. Huvitav mõte. Ja siin ma ikka jah, see tanni taga kärutan. See kurv ka nagu kuidagi ei tundnud üldse. Vaatad, et seal põhimõtteliselt võid üle ääre sõita kui hunnikusse, siis ei meeldinud seda. Ei sõitnud üldse enesekindlalt seda. Ja see lõik ka kuidagi seda kurvi, see veel oli okei, aga siin ma kuidagi üldse ei, no kogu aeg kaldus siia nii välja ära ja siis kuidagi võtsin maha. Siis siin need augud ja siis nüüd järgmine see kurv ka, et ma ei olnud üldse rahul, kuidas ma seda sõitsin, kuidagi istudes läksin, pidurdasin suht nagu maha, et ei kasutanud üldse nagu hoogu, et seda läbida. Aga no ühtemoodi kuidagi sõidad ära ja siis sõidad terve sõit niimoodi ja ei proovi väga midagi. Aga nüüd see ring nendest lainetest, et siin kuidagi ühe laine pealt, jah, siin hops esiratas maandus sinna põhja ja seda ikka päris korralikult perutama, aga siis ma avastasin, et paremalt poolt on nagu päris. Ja neid laineid palju vähem. No siin ka väikene ehmatus. Siin ma vist isegi unustasin ära, et see auk kohe tuleb, et vist ahetsin selle teisega segamini, et seal on nagu natuke pikem lõik ees. No nagu ikka jah, siin selle tanni taga sõidan. Tuleb see auk ja siin ma vist nüüd panen hops, jah, hüppasin keskel natuke pehme, siis see kõhuli lenksu peale tõmbas veits kinni ja see kurv ka nagu, ma ei tea, kogu nende ringide peale just ühe korra sain nagu pihta tollele soonele. Hästi näritas. Jah, kui sõidan taga, ega ma ei tea, ei osanud, ei leidnud nagu neid kohti, kus nagu mööda ka minna. Siin pigem läksin siit vasakult, mis enne läksin paremat, seal vaatasid korralik auk. Pigem siis siit vasakult, tuleb küll jõnks sisse. See kurv nagu oli ka okei, aga siin oli mingi räme jah, auk keset rada. Siis pärast proovisin nagu vasakult poolt minna, siis oli nagu okei. Nagu oli küll kõvempoolne rada, aga ei tea. Ikka kuidagi väga ei istunud. Ja siin, mis ma mõtlen ka tagant järgi, et need sirgete peal, no 4,5-ga põhimõtteliselt sõitsin kõik teise käiguga läbi, aga noh, sirgete peal oleks võinud ikka nagu 3. sisse tõmmata, et natuke hoogu juurde. Täitsa lõpp, ma mäletan kaua siin juba jah. Ja see on ka naljakas, kus ta sõitis välja ja siis kohe sõitsid ise ka välja. Täpselt samamoodi tagant järgi. Kuidagi nii fikseeritud vist, et ja siin ka jälle see põnks oli suke kikker ja siis tuleb siit auki, siit jälle viskab ja hullume.
ikka vaatan kogu aeg, proovin siis neid trajektoore vahetada, et igaks juhuks, kui peaks ees vea tegema või mingit kohta aeglasemalt sõita, et siis võib-olla annab mööda minna, aga ei tulnud seda võimalust kuskil. Pigem võib-olla üldse, jah. No eks siin tegelikult keegi ees on, siis jah, vaatan neid teisi trajektoore vahepeal, paneb see avastama nagu muud rada ka, et muidu ongi see, et sõidad silmad ruutus seda ühte rada ja nagu näiteks siin praegu sõitsin kõrvalt, et palju siledam oli. Energiat kokku ja siin hops, jah, kivid hakkasid välja tulema ja seal peaaegu oleks juba pikali ära pannud. See laine koht kõik huvitav. Ma ütleks eelmise aastaga võrreldes ikka nagu palju. Suhtes nagu tehniliselt ütleks ta nagu raskemaks, aga lihtsalt kuna neid jõnkse nii palju oli, siis väsitas nii palju rohkem. See aasta, see 1,5 tundi sõitu ka, siis see nagu annab eriti tunda. Et see tund aega nagu okei, aga siis lõppu viimast nagu 3 ringi on nagu siukene kuradi vaev, et nii väsinud ka, aga siin ma leidsin hea koha, et siit väliskurvist nagu hea mööda minna. Üks maha jäi. Eks sai kergelt mööda. Mõttes midagi väga ees rohkem ei olnud. Aga jah, nüüd ma sain vähemalt selja tagant ära, et sain hakata oma hoogu sõitma. Üldse imesta, kui äkki nüüd vaatan üldse, mis ringil ma oma kiirema aja tegin. Esimene, eks see põhimõtteliselt ja nii kui saingi kiirema aja sõidetud. Vaatan, et esimese ringi saingi seal 9.05. Ja arvestades, et esimene ring 9.05 ja viimane oli 9.44, siis nagu jõhker, kuidas ära langes, aga eks siin varsti näeb põhjus, mis suuresti, miks see nii läks. Ja siin nüüd ei punt ette, siin ma sain selle Kaupo kätte. Kaupo ma tean lihtsalt mõnel võistlusel olen teda nagu näinud ja siis ma teadsin, et ta kiirem on, et siis oli nagu tore talle järgi jõuda. Aga jah, see möödumistega ikka proovid ühele poole, teisele poole ja siis siin läks üsna lihtsalt. See liivalõik ka, aga ma ei tea, kõik oli nii väsit. Ikka rohkem sporti tegema. Ja siin on ka laine. Päraspool hakkasin väljast lõpuks sõitma, et oli siledam. Tegelikult vaatad ei ole, need augud suured, aga ikka raputavad ja võtavad läbi. Ja siis ma jõuan vaikselt tormile järgi. No tean, et tormi ka siin vahepeal sõidab, vahepeal mitte. Vilaskis vaatasin tulemus nagu midagi head ei olnud. Et siis väga nagu ei muretsenud, et peab temaga ka võidu sõitma hakkama, aga lõpuks jah, ma ikkagi nii kustusin ära, et sõitis mööda. Kiirem ring oli küll 9.16, aga mehel oli stabiilsust. Jah, ringi aegu vaadates siis on kõik nagu niisuguse 10 sekundi sees kuni lõpuni välja, et võrreldes endale, et esimese viimase ringi vahe oli 40 sekundit. Siis tormil oli sõitis viimase ringi kõige kiirem aja. Et sai sooja sisse. Et see päris jõhker.
jah, eks siin ikka proovin püüda ja ülejäänud hooajas, et järgmine võistlus toob Rannus. Siis õnneks see on siin meil nagu lähedal, et saab ka trennis minna käia ja siis tuleb nagu nüüd ära testida, et kuidas oleks võimalik kiire tankida ja palju mul üldse reaalselt vaja tegelikult tankida on, sest seekord läks mingi tankimiseni minut aega, aga see ei ole nagu ei päde, et see on tankimine ka üks kõige lihtsamaid kohti, kus nii-öelda seda aega kokku hoida. Põhimõtteliselt ongi stardid on tankimine, ütleme nii, et on kus ühes saad kõige rohkem möödumisi teha, teises saad kõige rohkem lihtsamini nii-öelda aega kokku hoida, et ja ettevalmistuse puhul. Mingid mõtted on, et eks hakkab testima, et õnneks nüüd siin pärast Linnamäe ehki tuleb nagu pikem paus võistlustest, et MX Liiga sarjast muidu oli plaanis nagu osa võtta, aga üks sõber otsustas siin pulma pidada 25 juuli ja see on täpselt siis, kui Türi MX Liiga on, et muidu oli mõtet proovida sõita ja vaadata, kuidas punkte tuleb, aga kui juba teada, et üks etapp vahele jääb ja kuna ma seal D-klassis mingi top 10 piiril või nii laveerin, siis kui ma ühe etapi vahele jätan, siis ei ole seal väga midagi teha. Ehk siis sai otsustatud, et Toilat ja mis ma siin nüüd siin ma hüppasin hoopis kõhul lõnksu peale. Toilat ja Toilatide, Türide ja mingi oli veel, mida siis mõtlesin, et ei hakka kaasa tegema. Aga kindlasti teeb kaasa Karksi Nuia MX Liiga, sest rada on seal tehtud väga vingeks, et tahaks nüüd proovida. Ma vist võistelnud see Karksi Nuias ei olegi ja ma vist olen trennis olen ka mingi ühe korra äkki käinud ja siis ka keegi õnnetud hüppas lainetas ennast nii pikali, et kutsuti kiirabi ja siis põhimõtteliselt enam trenni edasi tehtud too hetk. Ja sedaspidi olen pidanud kogu aeg kõrvalt vaatama, et siis kui vist oli jälle MX Liiga seal, siis ma ise olin vigastatud ja 23 aasta, võib-olla 24 ka, aga siis ma neid MX Liigasid ja ehk kaasa ei teinud, et hooaja lõpus tegin mõned kestused. Siin jah, Kaupole võtsin juba olen järgi jõudnud. Mäletagi, kas ma tasnud mööda saan. Siin näiteks jah, on nagu sirge otseselt. Kõigi keset radas sõidab, et sinna kõrvale ronima hakata, erikuti nagu need puud on kohe kõrval, siis ega väga ei kutsu. Aga siin oligi, ma jälle samamoodi muudan neid trajektoore ja siis siin ma tänu sellele, et ma sõitsin teist trajektoori, sattusin kivide peale ja tõmbas esiratta alt ära. Tsikkel ei käima, aga see on täpselt vastassuunas, vaatad, mehed tulevad sinna, teine koht, kes sõitsi just mööda C-klassis ja siis pidid seal ootama, et tsiklit risti ette ei keera ja siis põhimõtteliselt kogu see vaev, mis viimane ring sai nähtud, et möödumisi teha, siis see sai resetti ja pidi hakkama otsast pihta ja siis ma pärast vaatasin ka seda pulssi, kuidas see mul mõjutas, et algul oli jumala siuke normaalne, stabiilne 160 juures äkki ja pärast pikali ära käisid, siis tõmbas tsikli üles tõstmine, see tõmbas korralikult mingi 180 peale ja ega sealt ei taastunud ka ja siis see tõmbaski nii kähku läbi, et siin hakkad uuesti jälle pingutama ja siis kõik need jõnksud ja augud ja tõmbas ikka täiesti kotti ära, et Vilaski lõpus ka morst nii väsinud ei olnud, et jah, Vilaskis seal nii väga istuda ka ei saanud, et siin selles mõttes okei, ongi laukus, aga on kõva rada, et siis veits andestab rohkem see istumine ja aeglasemini sõitmine, aga oli raske. Ja kui ma siin järgi mõtlen, siis ongi 3 asja, et esimene suur asi oligi see, et see stardis tsikkel jebis. Ma olen tähele pannud ka, et siin vahepeal kohe paugus käima ei lähe, aga
aga mu arust soojana on ta nagu läinud, et tsiklit nagu rohkem soojendama alguses. No teine asi oligi see kukkumine. Siia läks ikka oma jagu ja ikka see rütmi lõi nii nagu paigast ära, et võib-olla muidu oleks paremini lõpuni kestnud. Ja siis kolmas osa oli tankimine, et sinna see minut aega, et pärast see tankimine tuleb, et seal reaalselt ongi see, ma lihtsalt mingi aeg lihtsalt istun, ootan, kuni seda kütet mulle paaki voolab, aga reaalsus on see, et ei ole seda kütet siin nii palju vaja ja siis kui me vaatasime ka, et ootasime ja siis kui me selle kütuse tünni pealt ära võtsime, vaatasime, põhimõtteliselt oli paak triiki täis, et täiesti palju läks seal aega raisku. Aga teab, mida teinekord paremini teha, kohati isegi parem, et see illuka sinna sügisesse lükati, et saab veel rohkem nagu trenni teha ja harjutada seda tankimise asja ja testida. Aga nüüd kokkuvõttes võib ikkagi sõiduga rahul ja okei, see üks kukkumine oli, aga sai jälle lõpuni ära sõidetud, et eks see uus klass on, tore oleks nagu kohe siin poodiumile saada, aga see aasta on jah päris tihe andmine siin C-klassis, et võrreldes siin mõne aastaga, et üks aasta möödekal oli üldse ainult C-klassis 2 sõitjat, siis see aasta oli 10, Vilaskis oli ka 15 sõitjat, nii et niigi nagu hästi läinud, et ma arvan, et võib rahul olla. Et siin nüüd terve suvi trenniga teha, siis ma usun, et sügisel need kestused hakkavad nagu päris hästi minema. Et jah, MX liigas ehkis tõenäoliselt ega mingit väga tulemust ei tule, seal ikkagi sõitjad on väga kiired, et eks näis, võib-olla jälle sügise poole, kus saab veel suvel harjutada, aga eks teised saavad ka jällegi kiiremaks, et ma ei tea, ise nagu väga ei panusta, et seal midagi nagu tuleb, et eks sõidab lihtsalt kaasa. On nagu on, aga kestuses usun, et on võimalik, võib-olla tuleb nii nagu eelmine aastagi, et alles Kosel jälle tuleb, aga usun, et tuleb. Tahaks uskuda punktidega ikka saaks top 3, aga kes teab, mis siin juhtuda võib. Et siis jah, 94 püüan. Üldse ei mäleta, kus ma tast mööda sain. Siin jah, 94 ees ongi näha Kasparit, siis 678 numbriga. Teadsin, et ta on konkurent. Ja vaatasin, et okei, et on siin silmside nii-öelda temaga olemas, et okei, 94 on siin ees, aga põhieesmärk on mul ikkagi temast seal eespool. Ja mälet stardis, et ega tal ka see start väga hästi läinud. Sõitis need teiseks välja ennast, nii et ei tasu ikkagi need startides väga lasta heidutada ennast. Jah, siin põhieesmärk oligi, et Kasparit nagu silmist ei laseks, et sain selle möödumise lõpuks ära. Aga siin järjekordselt ma vaatasin, Kaspar tegi ikkagi palju julgemalt ja agressiivsemalt neid möödumisi, et iga kord, kui ma neid võistlusi vaatan ja mõtlen, siis ikka, et nagu põen nagu liiga palju nende möödumistega, aga siin nagu ei ole nagu seda aega, et siin tiksuda nende taga. Siin jah, kõik need sama punt, kellest ma just olin mööda saanud. See kukkumine ikka oli päris kõva põnks igati pidi. Aga igadest õpitakse ja eks see viib edasi.
selles mõttes on hea, et rada nagu väga piisavalt vihma saanud, et nagu ei tolmanud ja pinnas oli nagu mõnus. Paar kohta olid vähe porisemad, aga nad oli ka nii natukene. See kurv on ikka nii aeglane. See oli asi huvitav lõik tehtud. Mäletan enne võistlust, mõtlesin, tahan paremalt minna, aga parem oli konkurents, läksin vasakut, sain mööda. Lained väga ei kardanud, korra üks ring ehmatas ära, kui ma see esiratas sinna põhja käis, siis tekkis väike hirm nende vastu, aga muidu neid on nagu suht lihtne nagu üles sõita, et kindla asendi sisse ei ole nagu hullu midagi. Nüüd see auk, siis mäletasin, paremalt oli nagu päris kuiv, et siin oli väga, väga mõnus sõit, oleks olnud isegi kiirem hoogu sinna sisse lennata. Kes meil seal ees on? Kaspar ees ka. Number 10. Toivoniku pensus, jah. Toivo, siis on kohe Tormi ja Tann on seal kõige ees. Et noh, vähemalt igav nagu ei olnud. Et oli huvitav sõit. Ja siin siis vaatan ka ees, Kaspar ikka proovib ka samamoodi igati pidi ikka, et äkki annab kuskilt mööda sõita. Kui aru saad, tal ka ikka kiire taga. Aga no siin mõtlen, et möödumisi on nagu keeruline teha, et ilma, et keegi pikali käiks või ise pikali käiks. Ja nüüd tuleb see sama kurv ja siin ma kohe nüüd võtsin palju rahulikumalt. Aga see põhisoon sõitis täpselt kivide kõrvalt, et kuna ma seal natuke sellest põhisoonest kaldusin välja, siis ma sattusin täpselt esirattaga nende kivide peale ja kohe kadus alt ära. Vaatasin ka Ermani videot ja ta sõitis Janel esimene ring tolle kurvi koha peal taga ja Janel juhtus samamoodi esiratas libis alt ära, aga tema õnneks pikali käinud. Ja siin ikka kõva pusimine käib. Siin Kaspar välja poole, ma lähen veel välja poole, et äkki annab, aga no rada saab otsa, siis kaldun siia teisele poole, aga kurv nii lauge ei ole, et see nüüd võib-olla oleks saanud kuidagi mööda minna või hops, hüppas. Ise kordagi ei kangutanud seal seekord. Siin on ikka vaatad mingi koht, et kus nagu sõidadki laiska nagu too auk ja siin näiteks sirge peal on ju, et kolmanda sisse tõmmata, kiirendada kauem on ju, pidurdada hiljem, et siin Kaspar sai ilusti tänu sellele hea möödamineku teha, et sellist nagu kohti on küll, kus nagu annab mööda minna, aga ei oska siis neid näha või. Ja siis nüüd siin tulebki jälle mu see lemmikkoht, kus ma saan jälle möödumise teha. Mursin ikka mingi 3-4 möödumist tegin siin sõidu peale kokku siis ühes ja samas kurvis. Arust tuli nüüd, algul mõtlesin seest, aga kaldus sisse poole, siis ma läksin välja poole, Kaspar sai ka jälle tormis mööda, ja siis ma sain ka mööda. Tormisse on ka siin isegi päris kiiret mööda.
siin me nüüd kihutame siis jah, 330 paistab seal ees. Kaspar sai marust päris hästi tast mööda ja mul tekkis ka marust üks võimalus, aga ma magasin maha ja siis ma jälle kulgesin tükk aega tal selja taga. Ja siis marust Kaspar kadus ka eest ära ja lõpuks, kui ma Tannist mööda sain, siis oli juba silmside temaga kadunud ja oli juba raske sõita ka, hoopis siin panid kokku. Mis panid kokku, vist siin nüüd lähebki väliskurvis. Ma vist ei saanud, ta on ikkagi, ikka sai mööda, jah. Et no täpselt see ongi see, et nagu see kurvis, et panid kokku, aga mõlemad jäid püsti, aga ise muretsed nii väga, et äkki kokku paned kohe käid pikali, aga tegelikult see asi nii hull ei ole. Siin ma nüüd kuskil mööda ei saanud, sest mul see liiva osa sõits ta ka päris kiirelt. Lähemale nagu ei jõua, jah. Tanil kindlasti vähemalt tore vaadata, saab ennast siin tükk aega kaamerast vaadata, et siis midagi vähemalt positiivset. Jah, siin nüüd see Kaspar läks tankima, ja. Seda mõtlesin üks hetk, kus ta nagu nii eest ära kadus, aga ma ei pannud tähelegi sõidu ajal, et ta juba tankima. Mul jah, pärast tankimist oli suht läbi olla ja morsti kedagi vist ees ka ei olnud, et mäletagi täpselt. Terve tund aega ei jõua siin luuletada. Proovin see tankimiseni ära. Aga jah, järjekordselt nagu algul Tanni selja taga siin üritan otsin, aga ei leia. Mingi hetk mõttest ikka mööda sain, aga see oli jah, siis ma see ring sain tast mööda ja siis ma läksin ise tankima ja siis ta sai jälle must mööda ja siis D-klassi viimasel ringil, siis ta oli mul jälle ilusti ees. No võt siin nüüd tegelikult see soones oledega väga kiirend viskab sealt välja, aga seal oli nagu võimalus, et oleks nagu rohkem taga hoidnud, oleks võimalus tekkinud. Tuleb nagu ka enesekindlamalt soones nagu järgi sõita, et täpselt sellistes olukordades oleks nagu kohe mööda saanud. Aga samas on ka see, et äkki kukub külili ette, siis õnneks see soon väga sügav ei olnud. Aga jah, kogu aeg ikka mõtled see, mis võiks valesti minna, mitte et mis võiks hästi minna. Siin jah, seda safe sõitmist on nagu palju, et ei taha ennast ära vigastada, et see viimane vastu puud sõitmisse ikka võttis nii pikaks ajaks rivist välja, et eks siin tõenäoliselt kellegi teise kokku sõidad või midagi, et tõenäoliselt midagi hullu ei juhtu. Aga iiale või teada. Praegu nagu isu sõita ka, et ei taha nüüd vigastuse pärast välja langeda. Siin oli jah, vasakus ääres oli hea kuivsoon.
siin peaaegu sellise soonele pihta. Siin metsa vahel tekkis ka need päris suured sooned. Tume ka ei saanud näinud nii hästi. Siin hüpete peale jõudsin päris järgi. Tundub jälle siukene lõik, kus keeruline mööda saada. Läksin siit kõrvalt ka, võtsin jälle hoogu maa. Ma ei kujuta ette, kas siin sirge peal oleks ka kiiremini läinud. Siin ka ei lähe midagi siin. Sõit jah, 1,5 tundi oli, aga Cobra akud tavaliselt on tund aega kestavad, nii et neid jah, kõige vaevalisemaid ringiga kahjuks õnneks peale ei jäänud. Väga kurb on ka see, et D-klassi viimasel ringil olidki Dan ja number 19 Kaspar Noorsalu. See Kaspar üritas väga ikkagi seal viimase ringi üle möödumisi teha, aga siis ühes kurvis kühveldas täiega kurvist välja otse. Tollest on kahju, et too peale jäänud. Nojah, siin ikka üritan ühele teisele poole, aga ei saa mööda. Ja siin ka sai juba korralikult persetud läbi aukuda. Mis siuke tunne, et ma sain tast jälle mööda tolles seas lauges kurvis. Kus mujal ma ikka sain. See igal rajal on nagu tavaliselt mingi siukene üks koht, kus nagu saad hästi mööda sõita. Tihti peale mingisugused lauged väliskurvid, mis ma olen leidnud. Mäletan, Kosel oli samamoodi üks 24 aasta vist ajasin. Tulevad eliitmehed mööda. Alati need ringiga mehed tulevad siis nagu proovida, et kas on võimalik neid kasutada ära, et eesmine vend vaatad, oot laseb mööda ja siis saad ise ka võib-olla. Aga siin ei oppan. Ikka ei saanud siin kurvis mööda, siis ma ei mäleta. Äkki ma ei saagi tast mööda, äkki ma läksin boksi ära, ma ei mäleta enam üldse. Jah, peaaegu varsti 2 nädalat möödas sellest võistlust, siin on Andrek vist oli matsu pand ja siis oli mingi gaasiga mingi teema ja muidu kah, tema sõitiski meid C-klassis kõige kiirema ringi 8.50, et noh, ma arvan, poleks matsu pand, oleks kindel esikoht on, olin väga üllatunud, et ta siin nagu taga oli. Ja siis mõtlegi, et no, et poleks neid vigu tulnud, et siin tõenäoliselt oleks saanud poodiumile, aga noh, mis sa teed? Juhtub. See on mööda. See nagu andis ühe motivatsiooni boostada, huvitav, et Andrekul midagi värki on, et siis on jälle nagu sealt nii-öelda top 3-st üks koht nagu vaba, et ma seda number 152 nagu kordagi näinud ei olnud, on ju, siis hakkasid kohe mingeid kalkuleerimisi tegema. Üritasin vähe kiiremini sõita, aga no see kohe tõmbas jälle niimoodi kopsu kokku, et hullu ma vist siin hüpete peal mäletan, siis ma sain mööda. Ja
siin tuli emott sisse, et oi kurat, tuleb liigutama hakata. Kohe näha, kõik hüppad lähevad üle. Siin Iivases nüüd lõpuks väsimus hakkas nii suur sisse tulema, siis ikka otsisin neid siledamaid kohti ka. No siin muidugi järgmine, kus ma läksin väljaspoole, nägin seal on siledam, aga praegu sai jälle tuugalt läbi sõidetud. Nii, kohe näha palju kella peale aega on jäänud. Tund 12, eks põhimõtteliselt pool oli sõidetud. Siis ma mõtlesin, et lähen käin boksis ära. Ja noh, siin nagu näha, boksis on ju see suur kanku on ju, seal on pea pooleli täis, siis no selles on siin enam-vähem lahti. Okei, võtan selle joogikiiver ka kuidagi, mul ei mahtunud see jook läbi kuidagi midagi, ma sealt tõmbasin välja. Ja siis no, mõtlen, ideaalis võiks olla see, et ma lõpetan joomise ja nagu tangitud on ju. Aga nagu siin lihtsalt tiksume siin nagu, noh. No tohutu aega vaatad, noh, triiki täis, täiesti mõttetu aja kulub. Aga noh, ongi ettevalmistamise küsimus, ilmselgelt pole nagu ettevalmistanud piisavalt hästi, et kõik on tegelikult ju annab välja mõõta ja testida ja no muidugi see asja kinni saamine on ka alati suhke nagu jama. Vot jah, siuke oligi, et mäleta, kas ma siin kedagi midagi enam püüan. Noh, jah, mõtlen lõpp oligi see, et viimaste ringidel Jane näitas küll, ma olen 4. on ju, aga no mõtlesin, ma ei näinud seda esimest venda, kuigi väga kaugel on, mingi 30 sekundit vist. Aga no ma ei tea, ma ei lihtsalt siukest jõudu ei olnud, et seda kohta veel võtta ja pigem oli see, et kuidas nagu oma kohta alles jätta. Siis ma mäletan, kas 3 ringi jäänud oli, siis ma nägin juba, et mingi tagasipöörete peale, et Tormi tuleb ka jõudsalt järgi ja siis ma oli see, et äkki ma ikka jõuan tal ees ära püsida, aga läks nagu sitva spinist lõpus mööda, et jälle järjekordne 5. koht, et noh, mis seal ikka. Et siis rannul läheb paremini ja ma arvan, et ega ongi kõik. Mäleta, kas siin üldse midagi huvitavat enam toimus, aga kes tahab, saab edasi vaadata, järgmised videod siis tulevad MX liigast Valgas, mis oli ka päris korralik huumor, aga eks siis näole. Praeguseks kõik.